Trumpi poolt paljastatud Kuuba farss sai just veelgi enam paljastatud sellega, mis Brasiilias äsja juhtus. Föderaalne maanteepolitsei leidis Boa Vistas 3 sõidukis peidetuna 21 immigranti. Roraimas ja 18 neist olid kuubalased, keda sunniti kasutama salajast marsruuti mööda BR 401 maanteed. Neljapäeval, 28. mail 2026 paljastas see juhtum haava, mida Kuuba diktatuuri propaganda püüab varjata. Pered lahkuvad saarelt, ületavad piire kaanuudega ja satuvad Brasiilia põhjaosas inimsmugeldajate kätte. Operatsioon toimus 22. mai õhtul, vahistati 2 ebaseaduslikus transpordis kahtlustatavat brasiillast ning näitas, et ilus jutt sotsialistlikust paradiisist ei pea vastu politsei kontrollile maanteel. Trump paljastab farssi, sest ebaseaduslike võrgustike ja migratsioonikaos soodustavate režiimide vastane surve näitab, kes põgenevad, millist marsruuti mööda nad põgenevad ja kelle eest nad põgenevad. Miks nii paljud kuubalased valivad ohtliku tee? Kuidas sai Brasiiliast selle kriisi koridor? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ametnikud leidsid esmalt hülgatud auto BR 401 ääres Boa Vistas, kus sees oli 6 inimest. Hiljem jõudis kontroll veel 2 sõidukini samas linnas ja leidis veel 15 immigranti. Grupis oli 18 kuubalast, 2 hiinlast ja haitlane, nende seas ka lapsi ja eakaid. Juhtumid käsitleti kui humanitaarset päästmist ning 2 kinnipeetud brasiillast viidi föderaalse politsei juurde. Kahtlusaluseid süüdistati ebaseadusliku immigratsiooni soodustamises, mis on ette nähtud karistusseadustiku artiklis 232a. Karistus võib ulatuda 2–5 aastani vangistust lisaks rahatrahvile. Süüdistus keskendub välismaalaste salajasele transportimisele majandusliku kasu saamiseks. Lihtsas keeles on see niinimetatud inimsmugeldajate skeem. Inimesed, kes teenivad raha nende pealt, kes ületavad piire meeleheitest, ilma kaitse, turvalisuse ja garantiita sihtkohta jõuda. BR 401 on muutunud selle liikumise üheks kõige tundlikumaks marsruudiks. See ühendab Boa Vista Guajana piirialaga ja on esinenud mitmetes hiljutistes operatsioonides. Paljude kubalaste poolt kasutatav loogika on võimudele teada. Teekond Havannas Georgetowni, Guajana pealinna, edasi maismaal, Takutu jõe ületamine Bonfimi suunas ja liikumine mööda maanteed Boa Vistasse on kallis, riskantne ja vahendajate kontrolli all. Just seal saab poliitiline farss paljastatud. Vasakpoolsed püüavad müüa Kuubat kui revolutsioonilise väärikuse sümbolit. Aga numbrid näitavad, et kuubalased põgenevad massiliselt koos lapse ja eakaga salaveo autos Brasiilia kauges põhjaosas. See ei ole turism, see ei ole vahetusprogramm. See on põgenemine saarelt, mis on aastakümneid kannatanud diktatuuri, elektrikatkestuste, nappuse, repressioonide ja tuleviku väljavaadete puudumise all. Brasiilia kogeb otsest mõju režiimist, mis sunnib oma enda rahvast teele asuma. 22. mai operatsioon ei olnud üksik juhtum. 16. mail leidsid politseinikud 10 kuubalast, sealhulgas 2 last vanuses 2 ja 4 aastat kuhjatud autosse, millel polnud tagumisi istmeid, samal BR 401 maanteel. 12. mail teise operatsiooni käigus tabati 31 kuubalast, kes olid Guajanast tulles Takutu jõe kanuudega ületanud. 31. märtsil päästis PRF Machusi silla juures 34 kuubalast ja vahistas 6 Brasiilia inimsmugeldajat, kes viisid neid Bonfimist Boa Vistasse. Järjestus näitab mustrit, marsruuti ja kuritegelikku korduvust. PRF-i andmed rõhutavad olukorra tõsidust. Ajavahemikus 2024 kuni mai 2026 päästeti Roraima föderaalmaanteedel 189 immigranti. Sama perioodi jooksul vahistati 31 inimsmugeldajat ja konfiskeeriti 31 salaveoks kasutatud sõidukit. Umbes 91 päästetud immigrantidest olid kuubalased. See number lükkab ümber katse käsitleda juhtumit üksikjuhtumina. Roraima sattus Kuuba ebaseadusliku rändekaardile, sest sellest sai sissepääs neile, kes ei saa enam kasutada vanu põhja suunduvaid rändeteid.
Föderaalne maanteepolitsei kirjeldab samuti rasket olukorda sõidukites. Reisijad on kokku surutud, autod on ülekoormatud ja tiheda liiklusega maanteedel on põgenemisoht. Kui toimub jälitamine, peab esimesena maksma haavatav immigrant, kellel pole korralikke dokumente ega kontrolli marsruudi üle. Selle voolu kasv kajastub ka varjupaiga taotlustes. 2024 aastal näitasid Justiitsministeeriumi ametlikud andmed 22 288 kuubalaste taotlust, mis moodustas 32,7% selle aasta taotlustest. 2025 aastal tõusis see arv 41 920 taotluseni. Rahvusvaheliste rännetevaatuskeskuse andmetel moodustas see 55,4% kõigist sel aastal Brasiilias esitatud taotlustest. Kuubalased ei olnud enam teisejärgulised rändajate seas, vaid said rändekriisi keskseks osaks. See kasv aitab mõista, miks PR401 juhtumil on poliitiline kaal. Probleem ei alga maanteelt. Probleem ei ole maanteel. See on süsteemi kokkuvarisemine, mis hoiab elanikkonda nappuses kinni ja süüdistab siis kogu maailma, kui see elanikkond põgeneb. Kui tee Ameerika Ühendriikidesse muutub raskemaks, proovib osa voost liikuda Lõuna-Ameerika kaudu. Kui Brasiilia piir tundub haavatavam, kasutavad inimsmugeldajad seda võimalust ära. Organiseeritud kuritegevus kohaneb kiiresti ja riik peab reageerima enne, kui marsruut muutub püsivaks koridoriks. Donald Trump tuleb mängu, sest tema survepoliitika, autoritaarsete režiimide ja ebaseaduslike immigratsioonivõrgustike vastu õõnestab seda narratiivi. Brasiilia valitsus peab selgitama, kuidas ta kavatseb eraldada humanitaarset vastuvõttu kuritegevuse vastasest võitlusest, ilma et Roraima muutuks piirikurjategijate jaoks lihtsaks sihtmärgiks. Kuuba diktatuur püüab hoida poliitilist fassaadi, kuid tegelikkuses näitab tee konkreetset tulemust. 18 kuubalast ei olnud peidus 3 sõidukis, sellepärast, et nad uskusid režiimi lubadustesse. Nad olid seal, sest elu saarel oli muutunud lämmatavaks, sest seaduslik rändetee ei suuda mahutada sellist meeleheidet ja sest kurjategijad on leidnud viisi sellest kasu lõigata. Trumpi surve Kuuba režiimile, mida tugevdas Marco Rubio sanktsioonidega Havanna sõjaväega seotud struktuuride vastu, toob tähelepanu kesksele punktile. Kuuba rahvas ei kaitse revolutsiooni, vaid põgeneb selle eest. Kui 18 kuubalast, sealhulgas lapsed ja eakad, jäävad Põhja-Brasiilias politseioperatsiooni käigus vahele, kukub sotsialistliku paradiisi narratiiv maanteel kokku. Surve Brasiilias ei näita ainult ebaseaduslikku immigratsiooni, vaid ka inimlikku mõju diktatuurist, mis on kaotanud toidu, energia, vabaduse ja tuleviku. Ja isegi siin Brasiilias on endiselt palju neid, kes kaitsevad seda režiimi ja tahavad seda meile poliitiliseks eeskujuks tuua. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheline asjatundja, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Wilson Alvesi kogukonnaga.